Tere, Raimo. Tere, Diana. Mul on sulle mõned küsimused loomismängu kohta. Anna tuld. Mida küllus sinu jaoks tähendab? Küllus on igas hetkes loomise mäng täpselt nii, nagu ma sellel hetkel soovin kogeda. Ehk siis küllus, jah, see ongi, sa küsisid õigesti, et mis see minu jaoks on, sest ma arvan, et see on iga inimese jaoks eriline ja väga omane. Ehk siis see, mis minu jaoks võib küllus olla, võib-olla mõne teise jaoks ei ole. Aga minu jaoks on küllus igas valdkonnas, igal tasandil. See on inimsuhetes, see on tervises, see on küllus kui raha voolamine elus. See on see, et mul on vabadus, et mul on paindlikkus, et ma saan tegeleda nende asjadega, mis panevad mul silma särama. Nii et tegelikult küllus on ükskõik kuhu me vaatame. Väga põnev. Millal sa teadlikult loomismängu mängima hakkasid? Ai, see on hea küsimus. Päris pikalt mängisin ma vägagi pimeduses. Ma mängisin, aga ma ei teadnud, et ma mängisin. Ja kui sa ei ole teadlik sellest, kuidas see mäng käib, siis ega sa siis ju kogu aeg lood, aga sa lihtsalt lood endale kannatusi rohkem, kui võiks luua kõike seda, mis on nii-öelda selle kannatuse vastand, ehk siis küllus ja rikkus ja tervis ja kõik need muud head asjad, mis ma siin nimetasin enne. Nii et mul oli üks hästi konkreetne switch. See oli kuskil üle 10 aasta tagasi ja ma sain nagu tagantjärgi tegelikult aru, kuidas ma seda tegin. Ja see on hästi märgiline hetk, aga enne seda ma arvan, et ma kobasin pimeduses. Vahepeal õnnestus ja vahepeal ei õnnestunud ja ma ei saanud täpselt aru, milles asi on. Et siis inimene võibki mõelda, et kas mul siis nagu oli ebaedu või siis just vedas. Aga tegelikult seal ei ole sellega mitte mingit pistmist. Ise lood. Miks paljude jaoks on raha loomine raske ja rahateemad stressirohked? No alustame sellest, et esiteks täiskasvanud inimesed võtavad elu väga tõsiselt, liiga tõsiselt. Ja raha on seotud hästi paljude uskumustega. Ja raha tuleks nagu võtta sellena, et raha ei ole hea ega halb. Raha on täiesti neutraalne. Täiesti vabalt võib öelda, et raha on nagu armastusenergia. See on mõeldud voolama ja liikuma ja see täpselt samamoodi vastab energiaseadustele. Ehk siis rahaga on väga konkreetsed loomisseaduspärasused. Ja see teema on tegelikult väga sügav ja kust peab alustama on tegelikult igasugused uskumused, aga see on ainult üks osa sellest. Aga miks osad inimesed raha ei loo üldse? Paljudel on seal taga tegelikult hirm ja näiteks hirm olla edukas. Sellepärast, et olla edukas, võtta kas või meie eelnevad esivanemad, nende jaoks oli näiteks edukas olla, rikas olla ohtlik. Ja see on maandunud kuhugi sinna alateadvusesse meil. See on programm ja see tuleb ümber kirjutada. Ütleme, et neid alateadlikke programme on ju väga keeruline ümber keerata, kui sa neid ei näe. Et mis oleks sinu poolt niisugune nagu soovitus, et üldse hakata nägema, missugused need alateadlikud programmid on, mis inimest ahistavad siis selles loomismängus, ükskõik mida ta siis luua tahab, kas raha või tervist või suhteid või mida iganes. Mis see niisugune seeme oleks, et kuidas oleks hea neid programme nägema hakata? Hea oleks jah, hakata nägema ka niimoodi, et kas sa näed mustreid oma elus. Ja näiteks kui me võtame konkreetset raha, mis tundega sa raha välja annad? Kui sa pead kuskil maksma mõne teenuse eest, mõne toote eest, mis see tunne on seal, kui sa selle raha välja käid? Kas su esimene mõte on, et
okei, mul oli kontol nii palju raha, praegu ma maksan sellest nii palju, mul vähenes praegu. Või sa keskendud sellele, et mul väga meeldib see toode, ma tean, et see on hea, see on kvaliteetne ja ma saan sellest vastu väga palju rõõmu või mugavust või midagi vajalikku. Et väga hea on jälgida kohe, mis mõtted sul tekivad, kui sa raha vastu võtad või raha välja annad. Ka osadel inimestel raha vastu võttes tekib süütunne. Ja võt siis hakata sealt minema, et kust see tuleb. Ja sa võid küsimusi esitades minna väga sügavale. Iga küsimusega kogu aeg lähed aina allapoole ja lõpuks leiad selle juurpõhjuse. Et nii saab tegelikult iga asjaga teha ja kõik hakkab nagu siit pihta. Aga siin on vaja lihtsalt seda järjepidevust, et küsida endalt küsimusi ja siis lõpuks, et mis on tõde. Ja kui sa näed selle tõe ära, siis tegelikult seal juba on see, et sa kirjutad sinna siis midagi muud peale. Kas sa ise mäletad endal mingit suurt sükest, ütleme, mustrit või midagi, mille sa avastasid korraga ja vaatasid, et oli siuke heureka tunne, et okei, väga lahe, et sain lõpuks ometi siukse nagu rasvase sellise korraliku mustri kätte, mis on seal olnud, aga mida ennem ei näinud, on sul meeles midagi? Ja üks väga konkreetne, mis oli seotud rahaga, see programmeering, et on vaja koolis käia, siis on vaja minna ülikooli, vaja kraadid saada, siis saan endale hea töökoha, siis teenin raha, jällegi väga vale mindset. Mina täna seda sõna enam ei kasuta. Ma loon raha, mitte ma ei teeni raha. Ja pärast seda, eks ole, kui ma olen need kraadid asjad kätte saanud, siis ma saan endale hea töökoha, siis ma saan endale midagi lubada. Ja see tuli ikkagi lapsepõlvest ja programmeerimisest, nii nagu ütleme, minu vanemate generatsiooni programmeeriti. Ja kui ma kuulasin ennast ükskord vaatlejana kõrvalt, see oli see üks hetk, kui ma kuidagi nägin ja kuulsin ennast kõrvalt, kui ma ütlesin lause, ma ei saa seda endale lubada. Kui ma tahtsin teha mingisugust materiaalset upgrade'i, see on konkreetne näide oli autoga, ja ma kuulsin ennast ütlemas lause, ma ei saa seda endale lubada. Ja siis mul käis mingi switch ära, mis mõttes ei saa. Ja see oli koht, kus ma läksin hirmust läbi. Hirm on illusioon. Kui sa sealt läbi lähed, siis sa tegelikult sellel samal hetkel ma kehastasin seda teanet, kes saab endale seda lubada. Ja kui sa lähed hirmust läbi, siis sa tegelikult muudad seda koodi juba. Ehk siis ma otsustasin, saan küll. Proovisin endale uut autot, istusin sinna autosse, sõitsin sellega 2 meetrit esindusest välja ja ma teadsin, et see on minu auto. Ma ei teadnud, kuidas ma selle loon, et mul oleks nii palju raha, et selle autoga sõita. Aga see otsus oli seal samas autos ja tegelikult sellel hetkel ma lõin endale uue tööga. Ja ma võtsin selle auto ära. Ma võtsin selle auto enne ära, kui mul tegelikult oli see uus töökoht. Aga tagant järgi ma sain aru, kuidas ma seda tegin. Siis oli sügav otsus ikkagi. Ja, väga sügav otsus, et mis mõttes ma ei saa lubada. Ma ju usun iseenda võimekusse luua rohkem raha, luua paremaid tingimusi. Ja see uskumus seal all, et ma pean enne mingeid asju tegema, alles siis ma saan endale midagi lubada, see oli lihtsalt illusioon ja see purunes selle paari sekundi jooksul. No vägev, aitäh! Aga palun!